Nüüd heidame pilgu müstilisse teatrimaailma ja uurime, millega tegeleb Keller teater. Mis on selle maja lugu ja milline on teie repertuaar? See maja ehitati kunagi 18. sajandil püssirohu hoidlaks ja sellist plahvatuslikkust on siin tänasel päevani tunda, sest 4 aastat tagasi alustas selles majas tegevust põnevusteater, Keller teater. Keller teater tegeleb just nimelt eksklusiivselt põnevikega. Meil on trillerid, müsteeriumid, kummituslood vahel, detektiivilood. Nii et selline, võib ütelda Netflixi sisu teatris. Kuidas saavad teatrielamust nautida need, kes elavad Tallinnas kaugemal? Jah, me teeme tõepoolest ka otseülekandeid. Meil on olemas Keller teatri televisiooniplatvorm, kus saab vaadata põnevikke enda kodus diivanil nautides. Ja seda nii Eestis kui ka igal pool mujal maailmas. Ja millega te üllatate sellel hooajal oma vaatajaid? Sel hooajal on tulekul mitu väga põnevat lugu. Veebruaris esietendub juba detektiivilugu Mets, kus siis toimub ühe kadunud naise Anna juhtumi uurimine. Ja aprillikuus tuleb siia lavastama Kersti Heinlo Draamateatrist, kes toob välja tõelise põnevike klassika John Fowlesi Liblikapüüdja. Lisaks muidugi näeb kevadel meil ka hiljuti just aasta lõpus esietendunud trillerid Skiso, mõromüsteeriumi Marie Roger mõistatus, väga menukaid ja vaimukaid trillereid Mäng ja Afäär, Martin Alguse krimitrillerit, midagi tõelist, nii et põnevaid lugusid on meil siin kogu aeg midagi vaadata. Ja suvel on tulekul Viinistu katlamajas. Keller teater purjetab Viinistu kunstisadamasse sel suvel ja toob seal välja Agatha Christie ilmselt kõige tuntuma ja põnevama loo ja ei jäänud teda ka. Eesti inimene teab seda võib-olla rohkem 10 väikest neegrit nime all. Seal mängib kogu Keller teatri trupp kaasa ja lisaks veel ka külalistena Ülle Kaljuste, Tõnu Oja, Ago Anderson, nii et kokku 11 näitlejat, see tuleb selline suur ilus projekt. Ja jaanuari lõpuni on muideks praegu veel piletid soodsamad, nii et tasub varakult endale koht juba suveks ära broneerida. Ja tahaksin veel mainida ka seda, et kui te tahate kinkida enda lähedasele näiteks teatrielamust, aga ei tea, mis kuupäeval ta saab täpselt teatrisse tulla, siis on väga hea variant, on Keller teatri kinkekaart. Neid on nii postkaardi kujul kui ka elektrooniliselt ja meie kodulehelt e-poest saab neid endale väga mõnusalt soetada.